Tere, head Kaguraadio kuulajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja mul on rõõm alati teiega koos olla, nagu seekordki. Ja mis kõige tähtsam, saan soovida teile ilusad jõulukuud. Jõulud tulevad varsti. Saate kuusetuppa tuua, oodata jõuluvana ja kui viitsite, õppike laulud ka selgeks, eluge luuletusi. Nii et aga meie algame siin väga tõsiste eluliste probleemidega. Minu saatekülaliseks on Narva volikogu liige Mihhail Stalnuhhin. No Mihhail Stalnuhhin on tubli mees, ma tunnen teda, ma olin taga koos Riigikogus, istus minu selja taga, ta oli juba kauem seal olnud, kui midagi osanud, ta ütles mulle ette ja väga meeldiv inimene, nii et ma saan ainult kiita ülivõrdes, mitte nagu ajakirjandus. Ja mis kõige tähtsam, ta on aus ja otseütlemisega mees, mida paljudele ei meeldi. Nii et tere tulemast, Mihhail, Kaguraadio saatesse. Tere teilegi, ei tea millal see saade tuleb, kas öelda tere hommikust või tere õhtust, aga lihtsalt tere. No nii, räägi meile natukene Narvast, sest kagueestlastele on see läbi ajakirjanduste tumedates värvides, aga ma arvan, Narvas käin, Narva on väga ilus linn ja ma arvan, ma räägin ka sina. Ma arvan, Toomas, et praegu Narva ei erine teistest Eesti linnadest. Vaata, vanasti 35 aastat tagasi meil linnas oli Kreenholmi manufaktuur. Kui mina sinna tööle läksin 85. aastal, siis töötas seal 7 vabrikus kokku 13 000 inimest, kujutad ette? 13 000. Hästi ei kujuta. Praegu seal ei ole kedagi, seda kujutad ette või? Ainult varem. Tähendab, Kreenholmi manufaktuur on see kombinaat, mis mõnel aastal andis oma toodangus veerand Eesti koguproduktist. Ja neid aastaid on olnud üsna palju. 13 000 inimest, praegu seal keegi ei tööta, ainult varemed. Narva on see linn, kus on ajalooliselt aastast 56 ehitatud siis 2 elektrijaama, Narva elektrijaam ja Balti elektrijaam. Ja kunagi oli aeg, millal siit Narvast tuli Eestisse 97% kogu sellest elektrist, mida me tarvitasime. Tähendab, seal töötas circa 5000 inimest, praegu mõned sajad, plokid on kinni, praegu me tohutu rahaga mõnikord 50 korda kallimalt, kui seda teevad soomlased, ostame seda sisse, nii et sellele on ka lõpp tehtud. Narva on see linn, kus kunagi töötas tehas Baltiets, väga kvalifitseeritud töötajad, 4500 inimest töötas 80-ndatel seal. Praegu mõned ettevõtted juba hoopiski muud, nad lihtsalt rendivad seal mingit pinda töötavad, aga ei saa juttugi olla isegi 1000 töötajast. Narva on see linn, kus vanasti oli võimas mööblivabrik, Narva mööbel läks, ega see praegu mingi komplimendina vist ei kõla, aga see näitab taset, aga seda pandi seal hulgas näiteks Kremlis, mis oli teatud uhkuseks inimeste jaoks, kes seda tootsid. Oli 2000 töökohta, praegu töötab üks viimane vist mööbliga tegelev ühendus ja mõned sajad töötajad. Kunagi oli kõike, oli oma piimatoodete tööstus, oli lihatööstus, palju mida oli. Praegu sellest ei olnud mitte midagi järele jäänud. Nii et Narva, ma arvan, ei erine praegu eriti teistest Eesti omavalitsustest. Kõik on alla käinud, tööstus on kadunud, inimeste probleemid on jäänud ainult nende probleemideks. Kas selline tutvustus sobib?
väga hea, me saime ajaloost teada ja ma ütlen, et mul oli ka kunagi magamistoa mööbel Narvast, et väga ilus, valge. Aga hakkame siis veel, ma küsin veel, et praegust on seal 53 000 elanikku, mis on kolmas linn Tallinna ja Tartu järel. Kas tol ajal elas rohkem, kui need asjad kõik toimisid? Siis oli üks omavalitsus, Narva ja Narva-Jõesuu olid koos ja 89. aastal oli üle 80 000 inimese. Siis löödi lahku 2 linna, Narva-Jõesuu 5000-ga hakkas elama oma elu ja Narvasse jäi siis 75 000. Praegu jah, no 53, see on väga hästi öeldud. Meil praegu viimased andmed annavad veidi üle 50 000. Ja võrdluseks siis mingi 30 aastat tagasi meil oli Narva koolides 11 400 õpilast, praegu on alla 4000. Sellised muudatused on linnas toimunud ja no mis siin öelda? Jah, ja kui ma vaatan, see on väga puhas eesti keel, et ma tean, et sa lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogia ja oled täna eesti keele õpetaja. Palun vabandust, aga ma õppisin Tallinna pedagoogika ülikoolis. Minu jaoks see on alma mater. Tartus ma õppisin matemaatikat ja ei lõpetanud, läksin ära 4. kursuselt. Palun vabandust. Aga praegu sa oled eesti keele õpetaja, kas sa oled ühes koolis või mitmes? Kuule, kooli ma ei saa minna. Siis, kui 22. aastal ma ütlesin välja, mida ma mõtlen valitsuse poliitikast mälestusmärkide suhtes, siis oli väga moodne välja öelda, mitu Eesti koolidirektorit teatasid kohe, et selline mees nagu Stalnuhhin neil tööd ei saa. Eesti on selline demokraatlik riik, kus selleks, et sa oleksid demokraat inimeste silmis, sa pead seda demokraatiat piirama igal moel, mis on võimalik. Näiteks keelustada kellelgi tegeleda oma tööga vastavalt oma haridusele ja elukutsele. Nii et kooli ma ei läinud, ma tegelen kursustel täiskasvanutega. Praegu on mul 3 gruppi, nädala koormus üle 20 tunni ja minu vanuses on see tõeline, minu arvates kangelastegu. Sa oled tubli mees, nagu ma ennegi ütlesin. Aga nüüd ma küsin sinu käest, et Narvas on volikogus 31 volikogu liiget. Ja ma imestan, et kuidas hea küll volikogu esimehe saab ikka neid 31 leida, aga kuidas ei ole leidnud linnapead, et seda peate tassima kuskil mujalt teiste mõtetega ja nagu öeldakse, tühi kõndi. Et miks, kui seal on 51 000 inimest elab Narva linnas, kas nende hulgast ei leias ühte tõsist meest, naist, kes võiks olla teil linnapea? Kuule, täpsustame selle asja ära, et kuidas siis ei suudeta leida. No ikka kuidagi leitakse ja praegu meil on linnapea kohe täitsa olemas teie naabrusest Tartu linnast, nimeks on Jaan Toots ja seda minu arvates teab kogu Eesti. Nii et seda ei suudeta leida, see on veidi üle pingutatud. Suudetakse ikka. Küsimus üldse ei ole selles, kust on pärit üks või teine isik Narvast, Tartust või Tallinnast. Küsimus on selles, mida ta teeb, millega tegeleb, kuivõrd efektiivne on tema töö. Selle ümber on meil praegu vaidlused. Ja ma arvan, et need pole veel lõppenud. Aga leida inimest probleem ei ole. Ei, ma mõtlengi, et muidugi siin on Eesti ajakirjandus, kes värvib Narvat mustades värvides
ja meid kõiki siis tuua teisesse valgusse teid seal, mida mina muidugi ei usu ja paljud ei usu, aga no ütleme, tore oleks, kui oleks oma kogukonnast inimene, aga praegust on jah, Katrin Raik, ma ei tea, kust too pärit on, too ka ei ole puhast arvates. Õige on nimi Katri, mitte Katrin. Katri, jah, tähendab, no me oleme sinuga koos olnud Riigikogus ja kuigi mul on seda kogemust palju rohkem, aga me mõlemad teame, kordades. Jah, et ühes või teises olukorras leiavad väga erinevad poliitilised jõud endast tahet moodustada mingi liit, kui see neile kasulik on, kui see on asjale kasulik. Kui ma räägin erakondadest, siis ma ütlen, et neile kasulik, kui ma räägin linnavolikogu liikmetest, siis kui see on kasulik linnale. Ja omal ajal näiteks kutsus esile väga palju küsimusi, kui Keskerakond läks liitu EKRE-ga. Aga minu kogemus on näiteks see, et tollal, kui see liit toimis, siis minu valdkonnas igastahes mulle anti tööd teha. See tähendab tegeleda eesti keele õpetamise resultatiivsusega vene koolides. Ja oli vastav komisjon ja see komisjon isegi teatud hetkel jõudis mingi tulemuseni. Kahjuks siis lõppes ka liit ja kõik need tulemused said, see oli tühi töö, mis kedagi enam rohkem ei huvitanud. Nii et kohalikul tasandil on täpselt sama lugu, väga erinevad inimesed püüavad rumalusest, mida nad ümberringi näevad, üle saada ja hakkavad tegema koostööd. Nii et minu jaoks kohalikul tasandil näiteks ei ole nii tähtis, et Katri Raik on sots. Mul on üldse ükstaspuha, häid inimesi on igas erakonnas. Minu jaoks on tähtis see, et ta hoiab oma sõna ja kui juba midagi lubab, siis oma lubadusi ka täidab. Mina arvan, et see on normaalne moodus isegi kohalikul tasandil ja kuna teisi partnereid, kes jagaksid seda väärtust ei ole, siis tekkiski see koalitsioon, mis on muuseas seniajani elus ja see pole kuskile kadunud, nii et poliitiline protsess liigub ikka edasi. Ütleme, et eelmine nädal olid valimised, siis linnapea valimised, kus Katri Raik üritas siis saada uuesti linnapeaks, aga see ei õnnestunud, et häälte poolest oleks pidanud välja tulema, et kas seal jäi siis altvedamistega asi nurri läks või? No vaata, uue linnapea valimisi ei olnud sellel lihtsal põhjusel, et meil ei õnnestunud maha võtta praegune linnapea. Tähendab, kui volikogus on 31 liiget, siis selleks maha võtmiseks, et umbusaldus läbi läheks, on vaja 16 häält. Neid oli 15, kus juures veel mõned tunnid enne seda oli selge pilt, et meil on 17 häält. Ja siis äkki 2 seltsimeest teatasid, et nad pigem ei tule. Volikokku. Miks nad niiviisi käitusid, kuigi lubasid veel päev enne seda, et toetavad umbusaldamist ja nii edasi, see on minu jaoks üks suur saladus. Aga tõenäoliselt on seal mingid pirukad, saiakesed, tähendab midagi maitsvat ikka peidus, mis paneb inimesed tegutsema vastuoluliselt, ei lase neil täita oma lubadusi ja täita koalitsiooni
eesmärke. Nii et see on üks väike tööviga ja me ei lase ennast sellest segada, me rahulikult lähme edasi. Tubli. Ma küsin, et kuivõrd üldse narvatajad on aktiivsed poliitikast huvitatud kohalikul tasandil või riigi tasandil, on nad üldse huvitatud või neid peab käsi kõrval vedama valimistele? Et sa teaksid, siis Narva on selline piirkond, kus inimeste poliitiline aktiivsus on kõige madalam Eestis. Näiteks viimased Riigikogu valimised andsid sellise numbri, kui mind mälu ei peta ja tõenäoliselt ta ei peta mind, 42%. See tähendab kõigest 42% Narvas elavatest Eesti kodanikest jõudis hääletamiseni sellel Riigikogu valimiste päeval. Tähendab, linnas on täielik nördimus, inimesed ei saa paljudest asjadest aru, näiteks ei saa aru, milleks lõhutakse Eesti majandust. Nemad on töötanud, jah, nad on olnud lihttöölised, nad on seisnud tööpinkide juures, aga neil oli kõrge kvalifikatsioon ja see, mida nad tootsid, seda oli tegelikult vabariigil vaja. Elekter, kangad, elektri igasugused seaded, mööbel ja nii edasi. Nüüd seda kõike ei ole. Kolmandik rahvast on laiali sõitnud, meie inimesed elavad Soomes, Rootsis, Saksamaal, Iirimaal, igal pool. Ainult Narvas on neid vähem, linn vananeb. Nüüd peale seda, kui praktiliselt on hävitatud tööstus, nüüd algavad uued tsirkusenumbrid. Ükskord toimub äkki mälestusmärkide äraviimine, mida kõik võtsid kui mingi katastroofina ja teinekord jälle tuleb koolireform, mida ka põhjendada on väga raske, mida te teete, kurat, mida te lõhute. Nii et mis mõttega olla poliitiliselt aktiivne? Kui kõik, mida tehakse, kõik need, kes on lubanud midagi hoopiski muud, see on vastu nende sõnadele. Nii et mina isiklikult saan väga hästi aru, miks meil see poliitiline aktiivsus ehk osalemine valimistel on nii madal ja ütleme kõige madalam Eestis. Jah, ütleme, et sa tõid need põhjused välja, aga ma küsin, et mis sina arvad nendest e-valimistest, mida juba nii pikalt on meil Eesti riigis kasutatud ja mitte ükski Euroopa riik seda ei kasuta, miks poliitikud küll vahel taavad sa ruskaga küll vastu lauda, e-valimist tuleb kaotada, aga mitte midagi erilist ei tulnud. Kas loodavadki lollikesed, et server on siis Reformierakonna käes ja tema dikteerib neid valimisi? Tead, Toomas, ma jutustan sulle ühe loo, kui sa lubad. Aastal 2011 Riigikogu saatis mu komandeeringusse, ma olin sügisel Venemaal, olin vaatleja Venemaa Riigiduuma valimistel. Käisin valimisjaoskondades ja valimiste päeva õhtul istusin Moskvas ühes, neil on see kaubanduskoda, tähendab selline ettevõtjate ühendus, kus oli siis tollal see valimiskeskus. Ja meid oli kokku 20 inimest, parlamentide liikmeid väga erinevatest riikidest. Täpselt mäletan, et oli üks endine
kosmonaut Saksamaalt praeguses, no tollal 2011. aastal ta oli Bundestagi liige, saadik. Oli inimesi Ungarist, Poolast, Iisraelist, Ühendriikidest ja nii edasi. Ehk 20 rahva poolt valitud poliitikut. Ja me kõik väga hästi teame poliitilist protsessi oma riigis, aga nii mõndagi huvitavat leiame ka teistes riikides. Ja ühe mehega sellest kambast ma käisin tollel päeval Peterburis ja veel ühes väiksemas linnas vaatamas, kuidas need valimised toimuvad. Ja siis me istume õhtul seal selles kaubanduskojas ja vahetame muljeid ja keegi ütles, et huvitav on see, et neil kasutakse neid elektroonilisi masinaid valimistel. Venemaal siis olid valimised ja praegu ka on, kus inimene täidab bülleteni ja siis iseseisvalt laseb selle masinasse ja selles oligi see elektrooniline hääletamisvorm, et ta ise mitte ei andnud lugemiseks kellegile muule, aga ise pani masinasse, mis selgitas välja, kelle poolt on antud häält ja siis pani selle arvamuse baasi. Kas ma selgitan arusaadavalt? Väga arusaadavalt. Meile on räägitud, et riik, kes e-valimisi kasutab samal määral nagu Eesti on ka Venemaa. Nüüd ma saan aru, et see nii päris ei ole. Ei, nad kavatsevad üle minna Eesti süsteemile, aga sellest ma räägin hiljem. Ja tähendab, ja siis see poolakas, kellega ma Peterburis käisin, see ütles teistele, et vaadake, et aga Mihhail on sellisest riigist, kus on ka elektrooniline nagu Venemaal. Siis ma ütlesin, et ei, meil see elektrooniline hääletamine käib teisiti. Nemad küsisid, et kuidas, no saad aru, me istume lihtsalt ja ootame tulemusi ja meil on igav, eks ju. Ja kõik inimesed, kes seal olid, no pandi kokku sellised parlamendisaadikud igast riigist, kes rääkisid vene keelt. Ja ma selgitasin neile, kuidas need valimised käivad Eestis. Mis tähendab, et sa võid hääletada kas kodust või oma ülemuse kabinetist, et sa võid olla kaine purjus või narkomõju all, et sinu eest, kui sa ütled parooli, võib hääletada keegi teine ja nii edasi. Tähendab, ma neile lihtsalt jutustasin, kuidas hääletused toimuvad Eestis. Nad vaatasid mind nagu hullumeelset. Tähendab, mind keegi ei uskunud, saad aru, Toomas? Nad mõtlesid, et ma teen nalja ja see poolakas, kellega ma käisin siis päeval Peterburis, ta ütles, et jah, Mihhailil on mõnikord selline imelik huumorimeel, et tema mõnest naljast ei saanud aru. No juhtub. No mind ajas see vihale, ma läksin vestibüüli, seal vabalt seisid töötavad kompud. Ma tegin lahti meie valimiskomisjoni VVK selle lehekülje ja leidsin selle koha, kus oli selgitus selle kohta, kuidas toimub see elektrooniline hääletamine. Läksin, kutsusin saalist välja need kolleegid, tõin nad sinna kohale ja ütlesin, lugege, see on meie vabariigi valimiskomisjoni lehekülg ja nad hakkasid seda uurima, nad lugesid ja nad said aru, et ma nalja ei tee. Peale seda nad ei mõelnud, et ma teen nalja, aga nad mõtlesid, et me kõik oleme mingid haiged. Nad vaatasid mind nagu haiget jänest, eks ju. Et ühelegi normaalsele inimesele ei tule pähe selline süsteem, mis võimaldab vot niiviisi hääletada. See on täielik absurd iga normaalse poliitiku jaoks üle terve maailma. Aga jah, kui sul on vaja lihtsalt võimu säilitada, siis see on parim moodus.
üldse parim võimalus, kui sul on käes selline asi nagu elektrooniline hääletamine, siis sa võid mitte närveerida selle pärast, et äkki ei valita. Konkreetse inimese puhul see toimib harva, aga teatud poliitiliste jõudude puhul, ma arvan, et see toimib kogu aeg. Nii et mõned arvavad, et poliitikud tegelevad oma tööga selleks, et rahval oleks kergem elada. Ei, kallikesed poliitikud tegelevad sellega selleks, et võimule jääda. Nii et elektrooniline hääletamine on parim moodus, et niiviisi see ka juhtuks, nii et jääb ainult aplodeerida neile, kes selle asja välja mõtlesid. Jah, ma kordan veel üle, et e-hääletamine toimib ainult Eesti Vabariigis ja mitte üheski teises Euroopa Liidu riigis. Aga ma küsin sinult, et miks nii opositsioonipoliitikud ei suuda teha koostööd ja kas või tuua inimesed välja, et tugevalt näidata jõudu, et taoline valimine tuleb kohe päeva pealt ära lõpetada. Muidu siin Eesti riigis meil asjad korda ei lähe. Ma arvan, et see olukord, mis mulle siit poolt vaadates tundub katastroofiline majanduses, sotsiaalis, poliitilises protsessis, see üldse ei tundu sellisena väga paljude inimeste jaoks. Näiteks, Reformierakonnal on pehmelt öeldes 20–25% valijaskonnast, need on kindlad toetajad. Ei ole mitte kunagi niiviisi, et kõigil läheb täitsa halvasti. Ei. Mõned ikka on need, kellel isegi väga halbadel aegadel on lood täitsa normaalsed. Nad saavad aru, et kui ajad on juba sellised kriitilised, kui väljas on kriis ja nii edasi, siis muidugi nii kihvt elu, nagu oli veel paar aastat tagasi, seda ei saa olla, aga nad saavad aru, et neil on nagu nii parem olla kui teistel. Ja nad hindavad seda ja nad toetavad neid, kes selle üsna hea elu neile on kindlustanud ehk Reformierakonda. Nii et ei ole võimalik lihtsalt rahvast konsolideerida, arvestades veel seda, et ma ei tea, kuidas sina ise arvad, aga see telefoniga mängimine, see on ju praegu täitsa veres inimestel ja mida nooremad nad on, seda massilisem see on. Ja nad tulemustele ja põhjustele, miks seda elektroonilist hääletamist üldse kasutakse, kellele seda vaja on, nad sellele üldse ei mõtle, aga nii lõbus on sellega mängida. Tellid ära pizza, siis hääletad kellegi Riigikogu liikmeks ja siis lähed Osooni vaatama, et mida sealt veel saab osta, äkki mingid sussid või ujukad suveks. Tähendab, see on poliitilisest protsessis läinud kuskile kaubandusse ja me ei saa ju eitada, et väga paljudele see sobib. On ju nii? Täpselt. Me teeme siit väikese muusikilise pausi küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Narva linnavolikogu liige Mihhail Stalnuhhin. Me jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Narva linnavolikogu liige Mihhail Stalnuhhin. Ütleme, et ikkagi opositsioon ei taha koostööda. On ikka, ütleme, neil eriti jõudu pole, aga siiski, et ja eriti ei räägita ka, ei kirjutada. Tähendab, nemad ju sellest ei võida. Miks nad sellega kaasa lohisevad? Toomas, siin mul ei ole mingit kindlat teadmist. Ma võin siin ainult midagi püüda ära arvata, aga mulle see ei meeldi. Tähendab, miks üks või teine erakond teeb ühte või teist rumalust,
no jummal küll, no ma ei suuda neile pähe ronida, nii et kommenteerida kellegi lollus, see on viimane asi, mida tahaks nagu teha. No auga. Miks nad teevad niiviisi? Neil võib olla 1000 põhjust, et täpselt niiviisi käituda, nagu nad käituvad. See on üks asi. Ja teiseks ma arvan, et tegelikult meil riigis praegu on üks suur erakond. Tal on mitu rühmitust, neil on erinevad nimed, Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik erakond, vabanda Toomas, aga Keskerakond, aga tegelikult nad ajavad kõik ühte asja ja see üks asi on mitte see, millest te mõtlete, aga see on põhiline võimule jääda, mitte lubada ligi mitte midagi, mis oleks vasakpoolsem kui näiteks Keskerakond. Kuigi Keskerakond on ka praegu minu arvates kuskil seal paremal poolel, mitte keskel. Nii et ma jätan selle asja kommenteerimata. Ma ei taha rääkida sellest, mille kohta mul ei ole täpset infot. No, nii palju mina tean, räägime ka natuke piirist, et seal on pikad järjekorrad ja vahel näidatakse, vahel ei näidata. Millest see kõik on tingitud? On see siis selline kiuslik suhtumine narvakate või ülejäänud Eesti suhtes? No mina ei saa sellest aru. Milleks peab tekitama seal meeletud järjekorrad piiril, et inimest saaks minna Venemaale? Vaata, see, mida ma näen juba 20 aastat, kinnitab seda mõtet, et Eesti bürokraadi jaoks ja bürokraadiks ma nimetan ka erinevate parteide funktsionäre, tema jaoks karjääri tipp on Eurokomisjon. Isegi mitte Europarlament, aga Eurokomisjon. Ja mõned neist teevad suurepärast karjääri, no võta kas või härra Hololei, eks ju, kes mingi 10 aastat juhatas Eesti transpordi, enne kui selle transpordiga vahele jäi nende lennupiletitega. Aga selleks, et sinna saada, on väga tähtis ära tõestada Euroopa härrastele, et noh, ma olen selline nagu teie. Ma olen veel fanaatilisem kui teie. Ma olen võimeline ära tegema ühte, teist või kolmandat. Noh, väga tüüpiline näide on näiteks härra Andrus Ansip, kes korraldas meile kõigile selle pronksi öö 2007. aastal. Eks ju, sa ju oled kursis, et Tallinna veteranide organisatsioon, siis olid veel mõned neist elus, kuigi väga vanad, aga see organisatsioon leppis kokku Vabariigi Valitsuse esindajatega, et nad annavad oma nõusoleku sellele, et pronkssõdur viiakse garnisoni kalmistule peale 9. maid. Aga noh, see ei olnud see tegu, mille eest sulle kätt surutakse Euroopas või Kanada eestlased annavad sulle mingi medali, nagu Ansip selle sai. Ja siis toimus see provokatsioon, oli vaja neid sündmusi, oli vaja mässu, oli vaja väga rangelt seda maha suruda ja siis tuli D-terminal ja kõik need muud asjad. Aga tulemuseks Ansip ju sai Euroopasse. Ta ju sai selle 5 eestlase hulka, kes saavad kõige kõrgemat palka seal olles. Ja lõppude lõpuks võib ju öelda, et elu õnnestus. On ju nii? Ja praegused ka ei erine mitte kuidagi nendest poliitikutest, mis olid Ansipi ajal. Nemad ka peavad kogu aeg välja mõtlema midagi, et kuidagi näidata, et nemad on need õiged euroopalased.
nemad on selle ideoloogia pooldajad, mis paneb ümber hindama teise maailmasõja tulemusi ja nii edasi. Ja siin võib kõike ära proovida, võib katkestada selle, praegu see kõlab naljana, aga see sild Narva jõel, seda nimetatakse Sõpruse sillaks. Võib ju selle silla transpordi jaoks kinni panna, võib inimestele korraldada sellised järjekorrad, kus nad võivad seista 10 tundi ja pärast ei jõuagi üldse samal päeval üle jõe, nad peavad kuskil ööbima ja siis järgmine päev jälle seisma. Minu arvates õige poliitik on see, kes mõtleb rahva heaolust ja palju vähem pöörab tähelepanu oma edasisele karjäärile, aga kus sa selliseid inimesi praegu võtad? Kõik tahavad Euroopasse ja selleks, et sinna saada, peab nagu Kaja Kallas korraldama mingi sigaduse kuskil omavalitsuses, lõhkuda mälestusmärke kooskõlastamata kohaliku omavalitsusega, mis võib olla teeks mingi territooriumi, kui te olete nii hellad ja ei saa seda vaadata, siis paneme nad sinna ja võite seal mitte käia. Vaata, Toomas, ma elan Narvas. Meil siin lähedal on selline koht nagu Sinimäe. Oled kuulnud? Olen. Ma olen ise käinud seal. Ja neid SS-diviiside mälestusmärke oled näinud? Just. Jah, need valloonid ja belgialased ja kõik need muud, need riigid, Holland ja Belgia teatasid omal ajal, et nad on kategooriliselt sellele vastu, et siin neile mälestusmärke panna, aga Sinimäe otsustas, see on nende valik, tähendab, kui teile meeldivad need SS-mehed, okei, ma lihtsalt ei käi seal. See on teie asi, kuidas te oma süütunnistust pärast rahustate. Miks meie mälestusmärgid äkki hakkasid segama? Küsimus oli selles, et nagu me praegu aru saame, et proua Kallasel oli vaja tõestada Euroopa ametnikele, et ta on oma. Ta on läbi ja lõhki oma. Ja ta tõestas selle ära ja tänu sellele sai oma ilusa koha praeguse, kus järgmised minimaalselt 5 aastat ta juhatab siis Euroliidu välispoliitikat, millega ma võin Euroliitu ainult õnnitleda. Nii et meil toimub palju sellist, mis sa alguses küsisid, et miks inimesed nii amorfsed on või pole sugugi poliitiliselt aktiivsed, sellepärast ongi, et mitte keegi meiega ei räägi. Kõik suruvad peale oma arvamuse ja kellele see meeldiks? Ütle, kas see, ma veel korra küsin, et kas see, seda kohta ma ei tea, kus see piiriületus on, kas see värav on nii väike, et ei mahu sealt läbi või on see lihtsalt selline pahatahtlik tegevus? Tähendab, piiriületus on omaette protseduur. Seal on dokumentide kontroll ja seal on asjade läbivaatus. Ja see mingit aega ikka võtab. See on täiesti objektiivne, et see võtab mingit aega. Aga personali on vähendatud, aega on lühendatud ja seepärast seisavadki inimesed vihma ja lumesajuga seal Peetri platsil pikkades järjekordades, mis venivad mõnikord kuni 300 meetrit ja seisavad seal. Tavaliselt esimesed hakkavad moodustama järjekorda kuskil kell 3 öösel. Nii et muud midagi. Heast tahtest me ise ütleme ära normaalsetest majandussuhetest naabriga, mis kuhugi ei jää, ta jääb oma kohale, eks ju. Sa ise tead, et
no tähendab mitte isiklikust kogemusest, aga mees võib isegi naisest lahku minna, eks ju, noh, lahti saada, aga naabrist ei saa. Naabriga on võimatu lahutada, naabrist on naaber on objektiivne reaalsus, mis on sinuga iga kord kaasas ja seesama, et meil siin idapiiril on Venemaa, see ei kao mitte kuskile. Ja selle asemel, et saada kõik boonused, mis on seotud sellise asukohaga, me hakkame ise ennast hävitama selle jaoks, et meeldida mõnele härrale või prouale seal Euroopas. Ongi kõik. Ja, see on sul väga õige. Aga ma küsin, et mis sa arvad sellest põlevkivi kaevandamisest, millele tahetakse nüüd kriips peale tõmmata, et Eestis on teda piisavalt, sellega on hea elektrit toota ja nüüd ehitada tuulikud sinna maa peale ja vette. Üks päev küll Pevkur ütles, et vette ehitada ei tohi, siis nad radarite seda tööd teha, eile ütles, et tohib küll. Et mis sa kogu sellest energiapoliitikast arvad siin Eestis? Ma arvan, et see paneb suure rasvase risti meie majandusele, sest olukorras, kus meil elekter on mõned päevad, no hiljuti me seda siin Narva raadios kommenteerisime, see uudis jäi mulle meelde, see oli mingi päev, kus Eestis oli elekter 54 korda kallim kui Soomes. Kas sa kujutad ette, kuidas saavad konkureerida Eesti ettevõtted, no kas või naabritega, isegi olgu neil palgad kõrgemad ja muud kulud võib-olla, aga kui sul üks ressurss, mida praegu suvaline tööstus peab suures ulatuses kasutama, maksab 50 korda rohkem kui naabril. No see on ju võimatu. Seda enam, et elektrist sõltub soojuse hind ja kõigi muu, millega meil on vaja mida meil on vaja kasutada. Nii et see, et hakati hävitama Eesti energeetikat, mina arvan, et sellega on Eesti majandusele, kui võtta seda mingi ühe suure alana, sellele on rist peale tõmmatud. Nii et see on suur rumalus. Seda oli vaja vältida, aga mindi seda rohelist teed, mis on täielik lollus. Mis siin veel öelda, Toomas? No, vaata ongi, et kui ma mõtlen, et Poola on meist 10 kordades suurem riik, tema kasutab rõõmsat kivisütt edasi, on Euroopa Liidu riige, aga meie, kellel on siin põlevkivi ja me võiks sellega toota odavat elektrienergiat, hakkame mingisugust CO siis jama ajama ja tahame selle kõik kinni panna, et ma ei tea, sul on õigus, et ega meil siin peagi mõtlevad inimesi vist on vähe või on nad kõik kookus sinna Euroopa poole. Ma veel kordan, et sinna Euroopasse võetakse kampa ainult kõige kuulekamad. Ja sa pead suvalise lollusega, mis on 10 korda suurem, kui see käib konkreetselt sinu riigi suhtes, sa pead suvalise lollusega olema nõus ja seda fanaatiliselt peale suruma oma riigis, siis nad hakkavad uskuma, et sinust saab asja. Ja siis võetakse konkreetselt see inimene, kes on ära tõestanud, kuivõrd suur euroopalane ta on, võetakse kampa ja hakatakse maksma, mis seal on, see mingi 250-300 000 aastas. Ma hiljuti hakkasin vaatama, aga tegelikult, et millised palgad on, leidsin ainult Postimehe 2015. aasta artikli, kus juttu oli sellest, et paar kohtunikku
hea küll, neile pretensioone ei ole. See inimõiguste kohus, see on õilis asi ja nii edasi, aga kõik need ametnikud, kes viivad Euroopa kalmistule, need ju teenivad seal 300-400 000 aastas. Ja miks selle nimel siis mitte tappa oma riigi majandust? Ma arvan, et asi on selles ja me kõik, meid on üle miljoni, me kõik sõltume mingist 200 inimesest, kelle elu eesmärk on karjääri lõpetada kuskil Eurokomisjonis. Ja ongi kõik. No ütleme, et selline kuulus, mida me kõik teame, Auvere elektrijaam, mis on pool oma eksisteerimise ajast remondis olnud. Miks ta remondis on? Miks ta käima ei saa? On sul mingisugused andmed selle kohta, Auvere? No miks 11. plokk on kinni pandud? See on ju täitsa uus asi. Vaata, kui hakati Eesti põlevkivi ekspluateerima, siis oli tollal Nõukogude Liidus mitu organisatsiooni, mis tegelesid teadustaustaga. Ma ise käisin 2004. aastal kohtumas ühe akadeemikuga Peterburi, perekonna nimi praegu ei tule meelde, aga see oli üks neid inimesi, kes töötas välja selle tehnoloogia, kuidas Eesti põlevkivi kasutada, sest meie põlevkivi on üsna kehva. Tead, ma olen käinud Jordaanias ja seal võeti maast nende põlevkivi välja, kogu Jordaania seisab sellisel põlevkivipliidil. Ja kujuta ette, seal kui maast võetakse välja see kern, no see on lihtsalt selline, näeb välja nagu mingi põlevkivist tehtud toru. Ja sa võtad välgu Mihkli, klõpsatad ja see toru hakkab põlema. Seal on selle õlisisaldus nii kõrge, et ta põleb lihtsalt, kui paned mingi väikese tulukese sellele juurde. Aga meie põlevkivi on väga vaene. Meie põlevkivi on vaja pudruks teha, eks ju, selliseks peenestada, sinna on vaja lisada midagi hästi põlevat ja nii edasi, siis need keevkihi süsteemid ja kõik see muu. Tähendab, omal ajal selle tehnoloogiaga täpselt selle põlevkivi jaoks tegelesid väga kvalifitseeritud teadlased. Peale seda võeti suund Venemaaga koostööd mitte teha, kuigi seal kõik need inimesed, kes kunagi, no enamus neist, kes kunagi tegeles põlevkivi plokkide projekteerimisega, need olid veel elus ja täitsa võimelised edasi projekteerima, aga võeti suund mingite teiste firmade kasuks. Neil seda kogemust ei olnud. See, mida nad ehitasid, oli väga raske kasutada Eesti põlevkiviga. Ja me saime selle tulemuse, nagu see praegu on. Kui sa teed midagi enda kodus, eks ju, ja sul on vaja näiteks vahetada veesüsteemi. Sa küsid oma naabrite käest, sa küsid oma sõprade käest, kes on see toru luksepp, keda saab usaldada. Sa saad mõned nimed. Sa räägid nendega, sa hindad seda, mida sa kuuled ja valid parima. Aga meil käib ju otse vastupidi. Meil on niiviisi, et me alguses määrame, kellega me koostööd teha ei saa ja siis kukuvad ära need parimad meistrid ja pärast suvaline inimene, kes annab kõige odavama hinna. Ja suure tõenäolisusega sa saad diletandi, kes ei oska üldse midagi teha.
Ja niiviisi see juhtus ja need probleemid, mis tekkisid 11. plokil, mis teisteski kohtades, no need on süsteemsed vead. See ei ole seotud mingi konkreetse asjaoluga. See on seotud sellega, et konstrueerimisega ja ehitamisega tegelesid need, kellel ei olnud Eesti põlevkivist mitte pehmetki. Jah, nüüd on juhtunud niimoodi, et see ehituselt väga kalliks läinud Auvere elektrijaam töötab, siis seisab pool aastat, siis jälle ei tööta, et niimoodi on ära laristatud Eesti riigi raha ja tulemus ka ja nüüd tahavad hakata põhku põletama, et siis sealt voolu põlevkivi tohi CO kõrge. No sama lugu oli põlevkiviõli tehasega siin Narva lähistel, kus ka kogu see käikul laskmisprotsess, seal graafikust kukkusid välja, kurat teab kui pikaks ajaks. No praegu on diletantide aeg, profid enam ei oma sellist kaalu nagu kunagi varem ja tee mis tahad, aga selline on praegune elu. Et vaata sina teed, nagu mina teen siin Kagu raadios Toomas Pauri autorisaat, kas sul on seal oma raadio või sa teed kuskil siis lihtsalt saatetunde? Ei, raadiot mul ei ole, ma lihtsalt ühe korra nädalas käin oma ühe toreda sõbra juures külas, me räägime temaga, teeme tavaliselt 5 süžeed, mis pärast päevast päeva lähevad internetti, see on internetiraadio, eks ju, sagedust meil ei ole. Ja praeguseks on nii, et YouTube mõõdab, neil on selline ajavahemik 28 päeva, eks ju. Ja see tulemus, mida ma nägin eile õhtul, see oli 120 000 läbivaatamist ja 20 000 tundi kuulamist. See on näiteks meie viimase, selle perioodi viimase 28 päeva tulemus. Nii et me lihtsalt istume ja lobiseme, me püüame mitte välja minna teatud raamidest, sest mul pole mingit soovi mingil lollil põhjusel kaotada vabadus näiteks, nii et see on pigem selline, teeme nalja. Ütle, see on, tähendab, lähed YouTube'i ja paneb sisse Mihhail Stalnuhhin, jah? Lihtsalt Stalnuhhin. Stalnuhhin lihtsalt sisse panna sinna, jah? Need, kes kuulevad, siis olge head. Olete juba üle 120 000. Aga nüüd viimane küsimus, mis huvitab mitte ainult mind, vaid paljud ka teisi, meie raadiokuulajaid, et sina olid väga tubli mees, võtsid sõna igal pool, kus said otse ütlemise kaus mees ja siuke mees visatakse erakonnast, Keskerakonnast välja ja väljaviskajaks on Jüri Ratas, kes nüüd jättis meile reeturi mulje ja sellest ajast on tõesti see Keskerakond kaldunud paremale, mitte enam vasakule. Tähendab, viimane küsimus on minu jaoks nüüd, mul nägu läks tõsiseks kohe. Vaata, siin on selline lugu, et Keskerakond on seniajani väga suur. Ma pole uurinud, aga ma arvan, et seal on mingi 10 000 inimest ikka vist olemas. 12 000. 12 000 ja nende hulgas mul on, nagu sa aru saad, sadu tuttavaid, kellega mul on väga head suhted. See tähendab, et realiikmed, inimesed, kelle jaoks see erakond on eluaeg olnud mingi, ma ütleks niiviisi, et suhtlusklubi, mingi võimalus vaba aja veetmiseks, oma poliitiliste vaadete kajastamiseks ja nii edasi. Nad on olnud selles erakonnas ja meil on olnud ühised väärtused,
meil on olnud teatud suhtumine sellesse, mis Eesti poliitikas juhtub, eks ju. Ja mul ainus asi, mis mind kurvastas, kui tollane juhatus mu välja arvas, oli see, et nüüd nende inimestega kaob see kontakt ja see võimalus 4 korda aastas vähemalt erakonna volikogus nendega kohtuda, suhelda ja nii edasi. Ja sa tead, Toomas, selgus, et see veel ei ole mitte midagi. Ma pidevalt suhtlen oma vanade kolleegidega, keda ma mäletan, keda ma armastan, sellised mehed nagu Vladimir Velman või Viktor Vassiljev, kes, nagu ma arvan, minu elu päästis ja ma olen talle surmani tänulik selle eest, mis ta tegi mõned aastad tagasi. Nii et minu jaoks peale seda, kui ma aru sain, et sellised mehed nagu sina ei kustutanud mind oma telefoniraamatust, et me saame edasi rääkida, see on minu jaoks väga tähtis. Aga need, kes muutusid bürokraatideks, need, kes olid 2 aastat tagasi seal selles Keskerakonna juhatuse, no vaata, mälu järgi neid oli siis 16 koos Ratasega. Nendest 8 või 9 on juba teistes erakondades. Ainult üks neist oli erakonnas pikemat aega kui mina. Ja nad kõik hääletasid mu erakonnast välja. Nad ei kuulnud minu argumentatsiooni, nad ei tahtnud aru saada, nad käitusid niiviisi, et nende käitumine meeldiks Reformile, Kaja Kallasele ja kõikidele teistele, kes seal pundis olid. No mida mul teha sellises erakonnas? No auga, no mida? Nii et teatud mõttes ma olen saatusele tänulik esiteks selle eest, et ta päästis mu sellest kambast, punkt 1. Ja teiseks, kui ma läksin Riigikogu valimistele viimane kord, mul jäi puudu, ma nüüd täpselt ei mäleta, kas 3 või 7% häält, et igal juhul see oli mingi väga väike arv. Ja kui ma kujutan ette, et ma jätkaks seda elu, kus ma olen sellises kohas, kus on 101 Riigikogus saadikut ja nendest umbes 100 mind vihkab, tead, käigu persse, kurat, ma parem tegelen eesti keele õpetamisega ja suhtlen sümpaatsete, intelligentsete inimestega pigem, kui ma olen seal selles kuradi Riigikogus. Nii et ma olen saatusele tänulik ka selle eest, et see minust mööda läks. Ja kõik läheb paremuse poole, ma ütleks, et mul pole mingit kompleksi, elame, suhtleme lastega, teeme nalja raadios, töötame kohalikul tasandil natikese poliitikat. See on lahe elu. See on palju parem, kui see oleks olnud, kui ma oleks Keskerakonna liige ja jumal hoidku veel Riigikogu liige ka. No ma mõtlengi, et istusime sinuga Riigikogus 3 aastat koos ja sa olid mu selja taga ja mis mind eriti huvitas, et kui ma sulle otsa vaatasin, kui karmi näoga mees ja see mees kirjutab laste raamatuid. Kui palju sa neid oled kirjutanud? Täpselt 10 ja praegu käib töö 19. kallal. Nendest 9 on tõlgitud eesti keelde, nii et ei, ma ei hakka. Veel on vara midagi reklaamida. Vaatame, kui palju seda saadet kuulab. Eks siis võib-olla midagi võtame ette. Aga jah, raamatuid ma kirjutan, neid on kirjutatud üle 20. Praegu on selline keeruline aeg, kirjanikke on rohkem kui lugejaid. See natikese muudab kurvaks ja teeb selle asja
veidi nagu mõttetuks, aga kui juba see protsess iseenesest meeldib, siis miks ka mitte, võib ju kirjutada. No ma vaegasin ka neid raamatuid ja ma vaatasin, et nad on nii lapsesõbralikud raamatud, et kas sa oled siis olnud ise hea laps või on sul olnud head lapsevanemad või head õpetajad, et sa oled nii südamlikke laste raamatuid kirjutanud. Mul oli hea midagi kool. Pidi sind mõjutama. Pidi sind mõjutama. Ei, mõjutavad need raamatud, mida sa oled kunagi lugenud lapsepõlves ja kui need on minu lastel näiteks on olnud lemmikraamat, selline mälet oli Agu Sihvka annab aru. Mäletan. Väga naljakas, väga selline huvitav ja kõik need Karlssonid ja muud kangelased panevad kokku selle, mis sa hakkad pärast endast kujutama juba kirjanikuna. Ja isegi kui ei tõmba mingile kõrgemale tasandile, aga igastahes ise võib selle loominguga olla rahul. Nii on minuga näiteks. Et ma olen näinud seda reaktsiooni lasteaedades ja koolides, ma olen seal käinud, lugenud ja vestelnud. Jah, mulle meeldib kirjutada just nimelt laste raamatuid ja mulle tundub, et need, kes neid soosivad läbi lugeda, et neile ka meeldib. Aga see selleks. Aga on sul plaanis ka kirjutada raamat Karmi mehe elulugu, nagu sa oled? Ei. See on, tähendab, ma tean 1000 lugu nendest inimestest, kes on aastate jooksul ümberringi olnud. Sellisel varjatud kujul mul on täiskasvanute jaoks ka mõned raamatud kirjutatud ja need personaažid, kes seal tegutsevad, olgu tegemist siis meie kaasajaga või Vana-Roomaga, nad on tead nagu mingid pabernukud, enne kui sa ei hakka neid mingil moel nende iseloomus või käitumises kajastama neid inimesi, keda sa tunned. Ja mul on ilusasti need inimesed, kellega ma olen kokku põrkanud ja kellest olen teatud arvamusel, need on mitte just personifitseeritud. Näiteks mingi proua Keskerakonnast läbib ühe tagaplaani kangelasena kuskil ühes minu romaanis, aga see ei tähenda, et ma hakkan tema nime nüüd nimetama või veel kuidagi. Ma lihtsalt võtsin ta elust, nagu ta on, kirjeldasin, temast sai mingi teine kangelane, eks ju, aga kõik, kes teda tunnevad, kõik tunnevad ära, kui loevad. Nii et minu jaoks see on veel peale kauba veel mingi vaba aja veetmise moodus, mis mulle meeldib. Nii, sa oled abielus, kaua oled olnud ja palju sul lapsi on? No abielus ma olen olnud nii kaua, et nagu vene keeles öeldakse, et nii kaua ei elatagi. Et ma abielusin 85. aastal koheselt peale seda, kui tulin Nõukogude armeest peale 2 aastat teenimist. Ja sest ajast alates me oleme koos minu abikaasaga, kuigi tegelikult see staaž on 80. aastast. Ehk siis palju see teeb? Mingi 44. Mul on 2 poega, mõlemad on juba täiskasvanud, sellised väga täiskasvanud onud ja nad on palju tõsisemad kui mina. Poliitikas? Ei, mitte mingil juhul. Peale seda, kui sa näed
oma isa, kes nagu üks imelik hispaanlane võitleb veskitega ja selleks, et saada olles olukorras, kus kõik minu sammud on suunatud sellele, et selles riigis tekitada ühiskondlik kokkulepe ja valmistada ette rasketeks aegadeks, kus me oleksime kõik koos, mitte niiviisi, et täiesti separeeritud. No kuule, ja vaadates, mida saab tänuks selle töö eest, mitte ükski normaalne inimene poliitikasse ei lähe. Nii et pojad tegelevad oma asjadega, aga oma pereasju ma tegelikult rohkem kui see, mis ma juba ütlesin, ma rohkem seda arutada ei taha. Aitäh, Narva linnavolikogu liige Mihhail Stalnuhhin, suur tänu, väga sisukas, väga otsekohane ja aus, nii et suured tänud ja aitäh teile, head Kagu raadio kuulajad, kohtume siis, kui jälle võimalus tekib. Mihhail. Aitäh kuulajatele, Toomas, sulle tänud, et sa leidsid jõudu ja aega selleks, et see vestlus läbi viia ja anna tervitusi oma kallile abikaasale minu poolt. Suur tänu. Kõik head.